See on nüüd minu arust kõige keerulisem küsimus. Ma võin vastata, kui on sa oled ju ettevalmistanud. Jaa, Siim, anna tuld. Väga hea, kuulan isegi. Ma arvan, et kõik minu ealised on teinud kunagi äri koolis, kas siis ostnud midagi või vahetanud midagi või ostnud ja müünud nagu kallimalt. Aga tõsisem äri oli, ma arvan, ma võin eksida vanusega, aga ma arvan, et ma olin 12-13. Ja mul oli vanaema, kellel oli suur peenar ja ta kasvatas lilli. Ja ma tegin nendest lilledest, päris täpselt ei mäleta, aga ma loodan, et vanaema abiga mingid pärjad ja müüsin neid surnuaia ees. Et ma olin florist. Siim Liivamägi, Rivo Sisas ja Joel Ostrat moodustavad erakordse trio Eesti ettevõtlusmaastikul. Tegu pole sõpradega, kes teineteist aegade algusest tunnevad, vaid 3 võhivõõraga, kelle teed täiesti juhuslikult ristusid. Ööklubis see toimus. Sellel ajal oli selline ööklubi nagu Klubi Tallinn. Ma korraldasin seal ühte pidudesarja nimega Bling Tom ja Joel tegi meile cateringi. Ta tegi tööd, aga ta oli selle töö juures alati selline tõesti väga lõbus ja kuidagi seal sõprus tekkis ja ilmselt me need gin-toonikud ka võtsime. Ja hiljem siis hakkaski siduma meid Werner, jah. Päris ausalt alustasin seda kohviku tegemist oma õega. Keerasime täiesti tülli, ei suhtlenud oma õega mitu kuud, siis mingi moment saime aru, et sugulus on olulisem, et võtame siis nii-öelda suhted välja ja et läheb edasi, kes läheb. Ja õe asemele ma vajasin partnereid ja ma tegin esimesena pakkumise Rivole ja üks klubis käik ja oli ka Siim olemas ja nii see äri läheb. Ega siin keerulist on. Võhivõõrastest on tänaseks saanud suured sõbrad, kelle sarnased väärtushinnangud ja ühtiv visioon on saanud alustalaks ettevõttele, mis ühendab endas 4 palavalt armastatud kaubamärki. Need on Gustavi nime kandvad ja suus sulavad kondiitritooted, 13 samanimelist kohvikut, Tartu vanim kohvik Werner ja Joel Ostrati kaubamärk Küpseta naudi ela. Kuskil 80-ndate esimeses pooles, kui äritegemist nimetati veel spekulatsiooniks ja rahaühik oli kopikas. Et ma tegelesin fotograafiaga ja minu esimesed tehingud olid sellest, kui ma pildistasin siis mingeid loomi või mingeid maastikke ja müüsin neid siis klassis olevatele tüdrukutele. Mulle väga meeldisid need kliendid ja ega see äripool nagu nii oluline ei olnudki. Mulle see äri sellel hetkel väga ei meeldinud, sellepärast et mulle tundus, et ma võib-olla selle 50 kopika eest piisavalt väärtust ei pakku. Selline mõte või selline kontroll on mulle jäänud nagu tänapäevani, et kas teisel poolel on nagu hea tunne seda saada pärast seda, kui ta on selle hinna maksnud või pärast seda, kui ta on selle tehingu teinud, et tal on ka veel hea tunne, et ta ütleb, vau, et tegelikult on see isegi natukene rohkem, kui ma eeldasin ja soovisin. Töökorraldus ja meeste omavaheline rollide jaotus on selge kui seebivesi. Kui Joel ja Siim on need, kes sütt katlasse kütavad, siis Rivo ülesandeks on veenduda, et see kihutav rong ka rööbastel püsiks. Et Rivo on inimene, kes hoiab meie pundis meid maa peal. Tema hoiab seda jalga vastu maad ja ta hoiabki seda ettevõtet ja mind ja Joelit siis nii-öelda natuke joone peal teinekord, kui me Joeliga võib-olla vaimustume mõnest asjast liialt. Selline tööjaotus on osutunud äraütlemata tulemuslikuks. Kui esimesed koogid meisterdati omal käel ja kitsas Werneri kohviku keldris, siis täna töötab ettevõttes 270 inimest ning täiel võimsusel töötavast tootmisest väljub igas kuus 45 tonni kondiitritooteid.
miks just nemad, nagu vaadata nende haaret, vaadata, mida nad on Tartus teinud, vaadata, mis Tallinnas on nendega toimunud ja kuna ma olen ise ka nende toidukohtades vahetevahel külaline olnud, siis minu arvates nagu tubli ettevõtmine, tubli pingutus väga raskel turul ja toit on hea, pagaritooted on head, hea seltskond, hea õhkkond. Minu arvates, kui selle kõigega kaasneb veel äriline edu, siis täpselt see, mis meie finalist peab olema. Ma isegi ei tea, et kuuma tungimine Tallinna turul on nagu suurem sündmus, et kas Postimehe tulek Tallinnasse või siis nüüd Gustavi poiste tulek ka Tallinna turule, eks, et see mõlemad muudavad Eesti elu omal moel paremuse suunas. Siimu, Rivo ja Joeli igat sammu saadab nakkav naer ja muhe huumor. Midagi ei võeta liiga tõsiselt ja midagi tehta vastu tahtmist. Ettevõtlus on mäng, mida nauditakse. Sellise tööõhkkonna aluseks on vankumatu usaldus. Usaldus teineteise ja oma töötajate vastu. Igaüks teab, et võib kõrvalseise peale loota ja igaüks teab, et kui annab endast parima, siis sünnib ühistöö tulemusena kokkuvõttes midagi erakordset.